Armsad sõbrad, kätte on jõudnud, nagu seda vahel nimetatakse, kirikuaasta tavaline aeg. Suurte pühade poolaasta on möödas ja nüüd järgneb terve rida pühapäevi, mida nimetatakse kas nelipüha või kolmainu püha järgi. Tänane pühapäev on niisiis teine pühapäev pärast nelipüha ehk esimene pühapäev pärast kolmainu püha. Meie tänaseks evangeeliumiks on üks Jeesuse jutustatud lugu, mis on, ma usun, väga paljudele tuttav, vähemalt nime poolest. See on lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Ma loen selle teile ette. Me leiame selle Luuka evangeeliumi 16. peatükist. Ja see lugu on järgmine. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid, kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles. Ja ta hüüdis: Isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles: Laps, tuleta meelde, et sa oled oma heapõlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles: Ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isa kotta, sest mul on 5 venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles: Neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles: Ei sugugi, isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle: Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. See lugu tundub esmapilgul olevat väga lihtne, eks ole. Meie ees on siin üks rikas mees, kes elab ohjeldamatut elu ja ei hooli kõikvõimalikke eluhüvesid nautides mitte põrmugi tema värava ees lamavast, vaesest ja haigest Laatsarusest, pidutseb ja rõivastab ennast kallitesse rüüdesse, samal ajal kui Laatsarus on kaetud mitte kauni rõivaga, vaid mädapaisetega ja ainsad, kes temast hoolivad, on koerad. See rikas mees satub pärast surma põrgusse, mitte oma rikkuse pärast, vaid oma südametuse pärast, oma hoolimatuse, isekuse, armastusetuse pärast. Aga palju kannatanud Laatsarus võetakse paradiisi. Võib tunduda, et just sellepärast, et ta siin selles elus pidi nii palju kannatama, aga tõenäoliselt on põhjused siiski kuskil mujal ja mitte Laatsaruses endas, vaid Jumalas, kes on armuline ja halastaja. Kui see rikas mees satub põrgusse oma südametuse ja halastamatuse pärast, siis on ta kõike muud kui Jumala sarnane, sest Jumal on armuline ja halastaja
ja sellepärast, mitte Laatsaruse vaesuse, mitte tema vaevade pärast, isegi mitte sellepärast, et küllap Laatsarus oli erinevalt tollest rikkast mehest üsna hea südamega inimene, sest et koeradki tulid ja lakkusid tema haavu, vaid Jumal võtab ta vastu oma armu ja halastuse pärast. Selle loo sõnum, nagu ma ütlesin, näib olevat väga lihtne. Kui me sulgeme oma südame oma ligimesele, see tähendab, kui me oma ligimest või nagu pühakiri ütleb, oma venda ei armasta, siis ei ole meie sees armastust ja see tähendab, et me ei saa armastada ka Jumalat. Aga Jumala juurde pääsemiseks või Jumala juures olemiseks on ainus viis, nii nagu Jumal on armastus, armastada. Meile öeldakse pühakirjas, et armastus, tõeline armastus on selles, et Jumal on meid armastanud, ta on armastanud meid enne kui meie teda, ta on andnud oma poja meie eest, aga sellest Jumala armastusest me saame kinni haarata üksnes armastuse abil, armastades Jumalat kogu oma olemusega ja oma ligimest nagu iseennast. Kui meie sees ei ole armastust, kui me ei armasta oma venda, siis me ei saa armastada ka Jumalat. See on pühakirja selge sõnum ja kui me ei armasta Jumalat, siis see tähendabki, et meie saatuseks on igavene lahusolek Jumalast. Ja igavene lahusolek Jumalast ei olegi midagi muud kui põrgu koos kõigi oma kohutavate piinadega. Eeskätt on need moraalsed piinad, aga küllap nendest moraalsetest saavad õige kohe ka füüsilised piinad. Me teame seda ka siin selles elus, kui meid miski vaevab hingeliselt, siis see ilmtingimata avaldab mõju ka meie füüsilisele heaolule. Niisiis, veel kord, loo moraal näib olevat väga lihtne, tuleb oma ligimest armastada, tuleb usaldada ennast Jumala armu ja halastuse hoolde ja siis ei ole meil vaja karta põrgut, vaid me võime teada, et Jumal oma armus ja halastuses saadab meilegi järele inglid, kes siis, kui me sureme, kannavad meid piltlikult öeldes Abrahami sülle, see tähendab igavesse õndsusesse, igavesse ellu. Aga ometi on nii, et see vaese Laatsaruse ja rikka mehe lugu ei piirdu mitte ainult selle kõige esmase ja kõige lihtsama sõnumiga. See lugu räägib palju enamast. See lugu räägib enesega rahulolust, enese ülendamisest, enese õigusest, Jumala õnnistuse enesest mõistetavaks pidamisest ning sellega kaasnevast või sellest võrsuvast üleolevast lausa põlglikust suhtumisest neisse, kelle käsi käib halvemini, kes näikse olevat Jumala õnnistusest ilma jäetud. Küllap selleks on siis põhjust, nii inimesed arvavad. Nii et sellest tulenevalt see, kes taoliselt üleolevalt suhtub oma ligimesse, hakkab temasse kohe suhtuma ka hoolimatult ja tegelikult tähendab see, et ta suhtub hoolimatult ka Jumalasse. Nagu öeldud, ta hakkab pidama Jumala õnnistust, Jumala ande enesest mõistetavaks. Ei ole kaugel ka see aeg, mil selline inimene hakkab arvama, et ta on need õnnistused ära teeninud ja muidugi, et tal on õigus neid kasutada. See on minu oma, see on mulle antud, miks ma ei või seda siis kasutada. Muidugi vahemärkusena ma ütlen, et tihtipeale see, mida inimesed peavad kasutamiseks, on tegelikult raiskamine. Eriti käib see selle kohta, kuidas me kasutame, kuidas me võtame vastu elu, mille Jumal on meile kinkinud, neid
elupäevi. Ma usun, et paljud meist on mõnda raamatut lugedes ühel hetkel märganud, et midagi on just nagu silmist mööda läinud või kuidagi märkamatuks jäänud ja siis me pöörame ühe või paar lehekülge tagasi ja vaatame, mis seal õige kirjas oli. Vaadake, elu on selline raamat, kus lehekülgi tagasi pöörata ei saa. Ja me mitte lihtsalt ei lappa neid eluraamatu lehekülgi, vaid tihtipeale me kisume nad välja ja viskame minema, arvates, et me kasutame seda aega, mis meile on antud või naudime seda aega, aga tegelikult me raiskame seda aega ja hävitame seeläbi iseennast ja oma hinge. See on midagi, mis on hästi tõsine ja oluline teema, oluline asi, mille üle järele mõelda. Muide, see ei puuduta mitte ainult ajakasutust, vaid kõike seda, mis meie elu täidab, ka seda, mida me peame hüvedeks või naudinguteks, alates meelelahutusest, aga ka söögist ja joogist. Me teame, et kõike seda on võimalik tarvitada nii, et see tõepoolest tuleb meile õnnistuseks, kui me teeme seda mõistlikult ja mõõdukalt ja kui me võtame seda vastu Jumalalt tänulikult. Aga kui me peame seda enesest mõistetavaks, kui me seda raiskame, kui me sellega liialdame, siis me teame, et see, mis on meile mõeldud õnnistuseks, võib väga kergesti saada meile needuseks, hukatuseks. Ja nii juhtus selle rikka mehega seal selles Jeesuse loos. See hoolimatus Jumala suhtes, see väljendub mingisuguses, nagu tänapäeval on kombeks öelda, õigustatud ootuses, et Jumal peabki mind õnnistama ja ma ei võlgne talle selle eest otse kui mingit tänu või kui ma tänangi, siis kuidagi niimoodi moka otsast ja ikkagi mõeldes, et ma olen selle ära teeninud. Vahel tundub, et mõned inimesed suhtuvad kõigesse hoopis nii, nagu osutaksid nemad Jumalale mingisuguse suure teene sellega, et nad võtavad tema ande vastu. Ja väga sage on ka see, kui inimesed Jumalat süüdistavad selles, et nad ei ole saanud midagi, millele nad on arvanud endal õiguse olevat. Taoline inimene ei armasta mitte Jumalat, vaid armastab seda, mida ta Jumalalt saab. Ta ei arva ennast Jumalale midagi võlgnevat. Ta võib küll pöörduda Jumala poole vagade sõnade ja palvetega, aga ta teeb seda nii nagu variser ühes Jeesuse tähendamissõnas. Variser, kes tänas Jumalat kõige selle eest, kui hea ta ise on ja kuidas ta ei ole selline nagu teised halvad inimesed, arvates, et sellepärast ta väärib Jumala õnnistust. Mäletate, seal oli üks teine mees, üks tölner, üks patune, kes ei söandanud silmigi taeva poole tõsta, vaid palus ainult, et Jumal oleks talle armuline. Ja Jeesus ütleb, et tema läks sealt templist alla oma koju õigena, mitte too variser. Ja nii on ka nende rikka mehe ja vaese Laatsarusega. Üks elas oma kirjeldamatult külluslikku elu ja siis öeldakse meie kohta väga napilt, kuivalt või kiretult, ta suri ja maeti. Ta suri ära. Ja oligi kõik. Ta elas oma kirjeldamatult külluslikku elu ja ta suri ära ja maeti maha ja oligi kõik. Kuhu see kõik jääb? Mis jääb kõigest sellest alles, mille ta siin elus ainult endale hoidis? Mitte midagi. Peotäis mulda, nii nagu me laulame matustel. Ja kõige krooniks veel need hirmsad piinad seal põrgus. Laatsaruse elu kohta me ei tea, nagu juba öeldud, muud kui seda, et ta oli äärmiselt vaene,
ta oli kaetud mädapaisetega, ta lamas seal selle rikka mehe värava ees, tegelikult kreeka keeles öeldakse, et ta oli sinna heidetud või otse kui maha visatud. Võib-olla siis keegi oligi ta sinna toonud ja sinna maha visanud, võib-olla ta ise ei saanud liikudagi. Ta püüdis, öeldakse meile siin eestikeelses tõlkes, õigem oleks öelda, ihaldas, igatses ennast toita nende raasukestega, mis pudenesid rikka mehe laualt, aga tundub, et neidki ta ei saanud. Ainus leevendus tema olukorras oli see, et tema juurde tulid koerad, kes lakkusid tema haavu. Aga tegelikult see ei olnud tema ainus leevendus ja lohutus. Huvitav on see, et sellel rikkal mehel ei ole nime. Sellele on juba vanad kirikuisadki tähelepanu juhtinud. Lihtsalt keegi rikas mees. Aga Laatsarusel on nimi. See tähendab, et Jumal tunneb teda. Ja tolle rikka puhul on nii, nagu öeldakse meile evangeeliumis ühes teises kohas, kui mõned inimesed, kes arvavad, et nad on õiged, tulevad Jeesuse või Issanda juurde ja nõuavad sisselaskmist tema riiki. Ma ei tunne teid. Ma ei tea, kes te olete, ütleb Issand neile. Sellel rikkal mehel ei ole nime. Võiksime öelda, et Jumal ei tunne teda. Tema jaoks ei ole Jumala juures kohta, mitte sellepärast, et Jumal ei tahaks või ei oleks tahtnud talle seda kinkida, vaid sellepärast, et ta ise on Jumala oma elust välja arvanud. Jumala sellena, kes Jumal tõeliselt on. Jumala, kes on armuline ja halastaja, pikameelne, rikas helduselt. Jumala, kes on armastus. Kui seda Jumalat sinu elus ei ole, siis lõpptulemus on, et sul ei ole nime. Jumal ei tunne sind. Aga Laatsarusel on nimi ja veel milline. See nimi Laatsarus tähendab Jumal aitab või Jumal on aidanud. Või see, keda Jumal aitab. Meie kõikide nimi peaks olema Laatsarus. See, keda Jumal aitab. Sest tema on ainus, kes meid tegelikult aidata võib. Kes on seda teinud etteulatuvalt, meid luues, meile elu kinkides, meile igavese eluaseme valmistades. Ta tahab meid sinna igavesse ellu, taevasesse koju vastu võtta. Ta teeb kõik, mis selleks vajalik. Ta õnnistab meid päevast päeva, ihu ja hinge ja vaimu poolest. Ta jagab ja jagab ja jagab ainult selleks, et me võiksime seda kõike vastu võttes teda tundma õppida, tema suhtes tänulikud olla ja tema eeskujul armastuses kasvada. Et me tõepoolest saaksime elada seal igavikus taevases kuningriigis. Sest nagu öeldud, kuna Jumal on armastus, siis saavad seal tema juures elada ainult need, kes elavad armastuses. Rikas mees seda ei teinud, tema oli ilma nimeta. Laatsarus ilmselt oli teistsugune, ta oli lasknud Jumala armastusel ennast haarata ja täita. Me ei tea, kas ja kuidas ja milles see väljendus, aga me teame, et temas kindlasti ei olnud kübetki enese õigust ega enese uhkust, ei saanudki olla, ta oli sinna rikka mehe ukse ette maha paisatud, tal ei olnud mitte midagi, ta sõltus täielikult teistest. Tema nimi ütles, et Jumal on see, võime öelda, ainus, kes teda aitab. Ja sellisena kehastab see Laatsarus tegelikult meid kõiki, kogu inimkonda, selles meie ainsas tõelises vajaduses Jumala järele, kes on meie looja, meie eluandja, kes ainsana võib meid aidata ja päästa ja meile igavese elu kinkida. Enese õigusega täidetud inimene on rajanud või nii nagu originaalis kreeka keeles öeldakse, kinnitanud enda ja Jumala vahele ühe ületamatu kuristiku või lõhe, mis algab siin
selles elus inimese enda sees, tema südames, tema hinges, aga ulatub igavikku, nii nagu Abraham ütles. Meie ja teie vahele on seatud suur kuristik, siit meie juurest ei saa minna teie juurest ei saa tulla meie juurde. Milline traagika. Aga see on välditav. Kui me ise seda kuristikku enda ja Jumala vahele ei ehita oma eneseõigusega, oma armastusetuse ja halastamatusega, vaid kui me usaldame ennast tema kätte, hüüame teda appi, palume, et ta aitaks meid ka selles, et me saaksime lahti oma isekusest ja armastusetusest ja halastamatusest, siis Jumal ei lase sellel kuristikul tekkida või õigemini ta on selle kuristiku ületanud oma pojas Jeesuses Kristuses, kes on saanud inimeseks, võtnud omaks meie inimloomuse, et meie võiksime saada osa tema jumalikkusest, tema igavesest päästvast armust. Inimest võib päästa sellest olukorrast ainult see, kui temas toimub täielik totaalne muutus, ainult täielik meeleparandus. Meeleparandus, mis seisneb selles, et me tuleme ära tundmisele oma tõelises olukorras, selles, kes me oleme ja muidugi ka selles, kes on Jumal ja kes oleme meie Jumala ees, Jumalaga suheldes. See meeleparandus teeb meid võimeliseks tunnustama Jumala imelist ja pange tähele teenimatut armu, mille läbi ta on meid loonud ja meid lunastanud ja mille pärast ta tahab meile kinkida selle uue ja igavese elu taevases kirkuses oma lastena. Nagu ma olen juba öelnud, Laatsarust ei päästnud põrgust ega viinud paradiisi mitte see, et ta oli vaene ja haige, vaid see, et ta ilmselt oma olukorrast õpetatuna andis ennast täielikult, tõepoolest täielikult jäägitult Jumala armu kätte. Rikast meest ei saatnud põrgusse mitte tema rikkus, vaid tema eneseõigus, tema hoolimatus, halastamatus ja armastusetus. See, et ta mõtles ainult iseenda peale, et ta lootis ainult iseenda peale. Et ta unustas, et ainus, kes võib inimese tõeliselt õigeks teha, on Jumal, oma ainusündinud pojas, meie õnnist tegijas Jeesuses Kristuses, kes just selleks on saanud inimeseks, tulnud alla taevast, just selleks on kannatanud, just selleks on ristil surnud ja surnuist üles tõusnud, selleks, et meie patud oleksid andeks antud, et meie eneseõiguse asemele tuleks tema õigus, et me saaksime vabaks isekusest ja armastusetusest, et me võiksime juurduda tema armastusse ja kasvada selles ning viimaks pärida igavese elu tema kirkuses ja taevariigi õndsuses. Ja ma lisan juurde armastuse täiuses.